juhatuse liige siiski. Juhatuse liige, jah. Jaa, no, ütleme, meil on palganiikmine juhatus. Jõgeva kabeklubi juhatuse liige Uno Plakk. Milliseid kabemängimisi nippe siin Torma spordihoones isadepäeva üritusel siis lapsed ja ka lapsevanemad teada saavad? No palju sõltub neist, et me anname oma parima, ega mängul ei olegi väga palju nippe. Mäng on väliselt lihtne, aga tegelikult on ta ikka keeruline, ta on läbi uuritud ja inimesed mängivad mänge vähe või palju, aga nad kunagi ei jõua täiuslikkuseni. See ongi mängu ilu, ta on mõttemäng. Mõttemängud on juba praegu omaette liikmena maailmas. Meil on mõttemängude olümpiad. No, kaasaegsete olümpiamängude kabe vaevalt, et kabe kunagi jõuab, kuigi püüd on sinna male on olnud. Aga meil mängitakse neid mängib eraldi ja kindlasti ta väidab või kõidab paljud inimesi maailmas, no ka Eestis muidugi. Ja praegu on siin, vaatame natuke kõrvale, praegu on siin simultan käimas, kes mängivad. No, kes siis simultani annab? Mängib Algo Laidvee, tema on siis Jõgeva kabeklubi liige, ta elab Tartus, ta on väljapäästev mängija. Ta hakkas huvituma kabest ka kusagil mitte väga noorelt ja mängib siiamaani, ta on juba ka aus olla 50-aastane ja mängib väga hästi. Ja ega kabega vist on lood niimoodi, et kabet peab hakata mängima päris väikese lapsi, üsna noorelt vist. Päris väikese lapsi või tüdruku. Milles minu huvi või on, et mõttemängudel on kindlasti lasteaias on õige koht ja muidugi ei tohi võib-olla liiga palju avaseerida, aga kindlasti võib ja peab ja õpetatakse malet ja kabet juba lasteaias ja muidugi tuleb siia juurde veel niisugune meil vähetuntud mäng nagu Sudoku, mida samuti võiks õpetada, mis õpetab nii arvutama kui lugema. Male on nagu rohkem puudutab mõtlemist, kabes on palju loogikat, loogikast hakkabki inimene pihta, et ta kasvab kodus ja lasteaias ja tähendab mõtlemist see toidab. Aga aitäh, väga oli tore. Mõtlen pärast veel intervjuu.